vestlusõhtut ja eriline au on tutvustada tänast meie esinejat Jaak Aaviksoo, mitmekordset ministrit, akadeemikut, kahe ülikooli rektorit ja sellest tulenevalt ka, et Jaagu taust füüsikuna, aga loomulikult teadlasena väga kõrge, aga ka haridus- ja kultuuriministrina või haridus- ja teadusministrina, rektorina on meie tänase õhtu teema haridus. Et avame seda haridust, mis asi see on, räägime, kas ja mis peaks olema, et oleks võimalik head haridust saada. Et mis on need tingimused hea hariduse jaoks. Ja pärast, nii nagu ikka meil tavaliselt traditsioon on ka, see ei ole ainult monoloog, eks loomulikult lugupeetud ettekandja ise oma tempos ja ettekandes dikteerib, aga lõpus ka küsimusi, et ka see palve. Nii et palun. Aitäh selle sissejuhatuse eest ja tervist kõigile minu poolt. Et ma alustaksin selles mõttes lähedalt, et füüsilises mõttes siit mitte väga kaugelt, et kui ma veidi noorem olin, nii 60 või 70 aasta võrra noorem, et siis mu emapoolne suguvõsa on siit mitte kaugelt Kodilast, Kadarbiku talust pärit ja seal ma siis veetsin suurema osa oma lapsepõlve suvedest. Ja võib-olla nii palju ka, et kui minna veelgi kaugemale tagasi, kui vanaisa, vanaema veel 3 põlve tagasi, siis ajalooallikad ütlevad, et Jaan Andok oli see, kes selle Kodila kooli kunagi asutas 1860-ndatel. Nii et kui ma seal 150. juubelil käisin, et siis oli nagu sellist koduloolist uurimistööd tehtud ja seal peres oli veel rohkem ka neid Jaane, vanaisa oli ka Jaani nimeline, tähendab, tema vanaisa. No ühesõnaga, et ma olen siit vähemasti mööda sõitnud ja Hagerist, kui buss ära jäi, siis ka jala jalutanud sinna Kodilasse 10-15 kilomeetrit. Nii et. Ja siis, et natukene nagu seda haridusajalugu on rohkem võib-olla kui üks põlv, kuigi vanemad olid insenerid ja tekstiilitehnoloogid, kui moodsas keeles öelda. Ja minust sai siis füüsik, nii et mul on 3 elu olnud, üks oli füüsikaelu, siis oli ülikooli elu ja siis oli poliitiline elu, enam-vähem kõik 15 aastat siis erinevatel ajajärkudel. Ja võib-olla siis, kui see laulev revolutsioon oli, et siis ma olin suurem osa ajast Eestist ära, et kui see Gorbatšovi sulasin on, siis nagu näha uksed lahti sulasid, niimoodi ära läksin, nii et ma olin kuskil 5 aastat olin Saksamaal, Prantsusmaal ja Jaapanis ja füüsikuna küll mitte nüüd siis mingis muus ametis. Ja siis tulin tagasi ja siis Tartu Ülikool, kui olid need muutustajad juba, ma mäletan siis minu esimene amet pärast seda, enne ma töötasin Teaduste Akadeemias, kui ma sattusin sinna Tartu Ülikool, siis rektor kutsus toona Jüri Kärner, ammu lahkunud mees juba, kutsus siis ja ütles, et kuule, et sa oled 5 aastat ära olnud, et sa nüüd kuskile kaugemale ei lähe, et meil on siin vaja. Ja kutsus mind siis nagu ülikooli reforme tegema ja sinna see füüsika tegelikult siis jäigi, et need olid sellised muutuste ajad. Muutuste ajad, et kõik, kes olid midagi kuskilt kuulnud, välismaalt õppinud, ega see 2 asjast ju see Eesti haridus tagurpidi kokku pandi siin pärast Nõukogude aja lõppu, et olid veel Eesti-aegsed mehed ja naised, kes siis mäletasid midagi, kuidas ennem oli. Ja Tartu Ülikool ka oma nii-öelda pika ajalooga, aga siis enne sõjaaegseid inimesi oli ka terve rida, kes siis püüdsid seda taastada, aga vahepeal oli maailm 50 aastat edasi arenenud, et sinna oli juurde vaja panna siis need muu maailma edasiarengud, olgu siis siit põhja pool või Soomes, Rootsis, Saksamaal üle ilma ja kui me täna oma haridussüsteemi vaatame, siis ta ongi tegelikult, et kui natukene ajalooliselt järele mõelda, siis oluline osa meie haridussüsteemist on niisugune Kesk-Euroopa juurtega või Saksa juurtega
niisuguse Põhja-Saksamaa haridusmõtte, rahvakoolid, tegelikult hakkas juba Rootsi ajal peale ja sealt tasapisi edasi, nii et see, et me oleme vähemasti kirjaoskuse mõttes Euroopas täiesti korralik kultuurrahvas, juba 150 aastat osanud lugeda ja kirjutada, et see ei ole päris nii tavaline ja mitte ainult siin ida pool Euroopat, vaid ka suures osas Kesk-Euroopast, et polnud seal Saksamaal, Itaaliast rääkimata, Hispaaniast ka parem tegelikult, et kui me hariduslikult mõtleme, siis me ei ole kaugeltki mitte niisugused metslased, nagu võiks arvata või nagu paljudel juhtudel ka Kesk-Euroopas natukene ülbelt arvatakse, et meil see taust on tegelikult päris pikk ja mis sest, et ta oli nii-öelda Saksa või Rootsi juurtega, aga korralikult tehtud ja ka nii-öelda viidud kogu talurahvani. Ja kui me nüüd, meie päevateema oli sellest, et mis on hea haridus, siis tegelikult tasub selle üle mõelda, et kui ma siin vanaemast rääkisin, siis tema oli käinud 4 talve koolis. Ja oli siis koloosi ajal kuni päris elu lõpuni sinna ametisse ta ka lõpuks suri, oli siis vettsanitar. Aga kuna vettõdesid ja vettarste ei olnud seal kolhoosis, siis tema oligi see vettpealik seal oma 4-klassilise haridusega ja elukogemusega, mis siis talutööst oli juured saanud ja siis läbi selle kolhoosi aja, eks ole, mis seal ikka, eks ole, ega seal mingeid imelisi operatsioone ei tehtud, aga ütleme, seemendamine ja sünnitusabi ja paisete lahti lõikamine ja udarapõletik ja nende asjadega sai hakkama. Elukogemus pluss 4 klassi kooli. Lugeda, kirjutada, arvutada ja kõik see ka muidugi. Ja see, toonasel ajal mitte ainult ei toonud nii-öelda leiba lauale ja vorsti leiva peale, vaid võimaldas kolhoosi ajal ka linnas elavale tütrele ja tütreperele auto osta lehmapiimast. Et kui me täna räägime kõrgesti koolitatusest ja Eestis, kuidas rehkendada keskmine inimene, kes täna Eestis sünnib, võib arvestada, et ametlikus haridussüsteemis veedab 16 aastat keskmiselt. Kes siis rohkem. Mõned istuvad seal ülikoolis 50. eluaastani ja mul tütargi millegi pärast tahtis enne 50. eluaastat bakalaureuse prantsuse keelt õppida. Et see on siis nüüd toimunud, ütleme 70 aastaga. 7-80 aastaga on siis niisugune areng 4 klassist, 4 talvest või 6 talvest, sõltub kuidas siis, kui ei läinud linnakooli. 4-6 aastast siis 14 ja isegi 16 aastani on seda koolis käimist. Ja kui nüüd küsida nagu laias mõttes, et kui palju see haridus siis parem on, et ega sellel ei ole niisama lihtne vastuta. Päris kindel vastus on selles, et ta ei ole 3 korda parem, et 3 korda kauem õpite, aga 3 korda targemad nüüd küll ei ole. Et enam-vähem samad toredad inimesed nagu varemgi. Muidugi, seal on seda raamatutarkust on rohkem ja maailm on laiem ja kogemust on. Ja ütleme, erinevate elu aspektidega suudetakse toime tulla, see maailm on läinud keeruliseks ja toimetulek ei ole mitte lihtne, aga arvata, et see niisugune koolihariduse tohutu plahvatus on nüüd inimesed paremaks teinud või väga palju targemaks, rääkimata sellest, et oleks inimesi paremaks teinud. Selle üle, ma arvan, võib igaüks vaielda, et kuidas sellega parasjagu on. Ja siit siis edasi, et mis see, kui me nüüd räägime heast haridusest, ja see on tegelikult nagu inimlikult ju kõige arvsaadavam suhtlus. Et kui me mõtleme, olgu siis enda hariduse peale, aga hariduse peale mõtlejaid on lapsevanemate hulgas oluliselt rohkem kui laste hulgas, eks ole, kuigi öeldakse, et lapsed valivad nii-öelda head kooli, tühjemad head kooli valivad. Ikkagi lapsevanemad ja nemad tahavad, et oleks sõbrad ja oleks lõbus ja oleks kodu lähedal ja palju muid asju, aga hea hariduse mõte tekib ikkagi natukene hiljem. Tekib siis, kui sa oled sealt koolist juba läbi, sul on vaja selle haridusega midagi ette võtta või kui sa siis vaatad ja võrdled elus, eks ole, et mina lõpetasin selle kooli ja tema lõpetas selle kooli, et kuidas siis, et kuidas nende haridustega on, et oli siis hea või olnud või kus sai parema või
et seda niimoodi nagu ette vaadata ja kuidagi kindlaks määrata on väga keeruline. Et see on väga paljudel juhtudel väga subjektiivne. Et mõõdetakse muidugi, pannakse ritta kooli näiteks, eks ole. Paneme ritta riigi eksamite järgi. Ja siis me teame, eks ole, et on need Tallinna kesklinna gümnaasiumid, kes siis endale õpilasi valivad, paar Tartut ja Nõo ka sinna hulka, võib-olla Sütevaka ja mis iganes see Narvas on, see Pähklimäe vist on see. Et tulevad ka niisugused valikuga koolid ja kui sa nagu valid ennem kooli juba lapsed välja, ju nad siis, ega nad lollimaks ju ei jää, et isegi kehvas koolis nad saavad suhteliselt hea hariduse ja loomulikult on siis hinded paremad kooli lõpus. Et see on nagu niisugune näitaja, mille kohta vähegi haridust tundvad inimesed ütlevad, et loomulikult on hinded paremad ja need inimesed ka paljudel juhtudel jõuavad kaugemale, aga kui küsida nii, et kui nad oleks mõnda teise kooli läinud või jäänud oma enda kodukooli, mina ei tea, Kohilasse või sinna Lasnamäele või Musnamäele või ma ei tea, Võrus sellesse Kreutzwaldi kooli, et kas siis oleks nendel kunagi see karjäär kehvem olnud või oleks nad ise õnnetumad olnud, et selle kohta tegelikult niisugust selget ühemõttelist vastust ei ole. Ja Eestis ei ole seda ka väga uuritud, aga paljud suuremad riigid on seda teinud ja vaadanud, et kuidas siis, et palju siis kool juurde annab. Et mõõdetakse ära, et kui tark ta ennem oli ja siis jagatakse selle väljundiga ja siis vaadatakse, et ma nii piltlikult ütlen, et näed, see on 30% targem, aga seal koolis on 40% targem. Et kas see palju rohkem näitab, aga ühte asja ta näitab küll ja seda muuseas, seda nagu tavaliselt tuuakse niisuguse näitena heast koolist. Et Inglismaal, mis on väga hierarhiline, seal on siis rikaste koolid, erakoolid ja massikoolid ja siis on lumpenikoolid, kui nii võib nimetada, kuna seal on hariduslik sunnismaisus, sa pead minema sinna kooli, kus sa oled, või kui sa ei lähe selle elukoha järgsesse kooli, siis sa pead kogu arve kinni maksma erakoolides. Praktiliselt riik ei toeta. Niisuguseid mudeleid on paljudes riikides ja seal siis inimesed valivad juba oma elukohta, eks ole, sokutavad ennast sinna elama ja see ei ole nii nagu meil, et internetis lihtsalt muudad aadressi ära, et seal pead ikkagi tooma, mina ei tea, elektriarveid ja gaasiarveid ja tõestama, et su pere tõeliselt elab sellel aadressil. Aga mis siis välja tuli, kui mõõdeti selles, et missugused koolid annavad siis nagu kõige rohkem juurde lastele? Siis tuli välja, et kõige rohkem annavad juurde erivajadustega lastekoolid. Et need on väga nõrga sisendiga lapsed, kes sinna tulevad ja hea kool suudab neid väga-väga palju paremaks teha. Ja samal ajal head ja kuulsad koolid, kes võtavad väga tugevaid lapsi, teevad neid ka paremaks. Aga mitte nii palju kui need, kes nõrkasid toetavad. Ja sealt on isegi rahalisi rehkendusi tehtud, niisuguseid hariduspoliitilisi järeldusi, et tasub ka maksumaksja raha panna nendesse erivajadustega laste koolidesse, et see, mis ühiskond kokku hoiab sellega, kui nad tulevad ise toime, rääkimata sellest, et nad ise ka suudavad töö leida ja ennast ülal pidada, et see väljund sellest haridusest on keskelt läbi suurem kui siis, kui me paneme tippude veel paremaks lihvimisele, sest paljudel juhtudel nad on ise lihtsalt nii suure haridusjanuga, et nad imevad ka kehvast koolist selle tulemuse välja. Ja siis nüüd mõtleme, et siin ka Eesti oludes, et mina kuulun nende inimeste hulka, kes ei ole väga nagu nende eliitkoolide toetamise pooldaja. Et sellel ei ole tõestust, et ta annaks konkreetselt nendele lastele midagi juurde või siis ka ühiskonnale laiemalt. Et päris nii ka ei ole, et see on halb, seda ei saa ka öelda, nad teevad tõenäoliselt head tööd ja loomulikult, et kui sa oled kuulus, vähemasti tuntud, siis on sul lihtsam saada õpetajaid, kui sul on lihtsam saada õpetajaid, siis on sul lihtsam saada ka paremaid õpilasi ja kui sul on paremad õpilased, siis nii, et ta nagu taas toodab ennast. Aga kui me suures plaanis vaatame, siis need koolid Eesti hariduse jaoks laiemalt, kas neid on 10 või neid on 20, aga koole on ju meil 600 kanti.
Et noh, nii või naapidi nad on tegelikult üks ülemine kihikene ja tegelikult enamus, üle 90% Eesti lastest õpib, no ütleme siis tavalistes keskmistes koolides, kus valikuga on kohati natuke rohkem, kohati natuke vähem. Üldiselt püütakse leida ikkagi kõigile koht, vähemasti maakohtades ju kedagi ära ei aeta. Suuremates linnades võib-olla neid valikuid on natukene rohkem või mõned lihtsalt on ülerahvastatud, tuleb kaugemale sõita, aga enamus koole meie mõttes on nagu niisugused keskmised. Ja veel üks mõte nagu heade koolide osas, et puudutab just natuke, millegast on spordiga seoses palju räägitud. Et kuidas me Eestis teeme? Korvpallis, kui mina korvpalli mängisin, mulle ka öeldi, et mine ära tsikki, eks ole. Tallinnasse kõik parimad sportlased koostame tsikki kokku, sinna teeme Eesti koondise ja siis, ma ei tea, tuleme NSV Liidu meistriks. Praktilises elus ei toiminud see niimoodi. Et nendel spordialadel, kus koondati kõik ühte kohta kokku, olid tulemused kehvemad kui siis, kui oli korvpallis alati Tartu ja Tallinna vastasseis ja siis Rapla sebis seal vahepeal või minu ealistega, siis vahepeal oli Kohtla-Järve oli päris tugev, Pärnu pole kunagi väga korvpalli mänginud, nemad mängivad võrkpalli rohkem, aga et see sisemine võitlus või võistlus on äärmiselt oluline inimeste arengu jaoks. Ja kui me võtame kõik tipud ära koolidest, paneme nad ühte kohta kokku, siis tegelikult niisuguseid juhtimisvõimeid, liidrivõimeid areneb meil välja vähem. Ehk siis, kuna seal on kõik koos, seal on, eks ole, iga klassi peal on ikka 2-3 niisugust liidrit, ülejäänud jäävad siis nii-öelda maha nendest. Aga kui nad oleks oma koolis olnud, siis nad oleksid võinud areneda selles mõttes kiiremini, et nad oleksid nagu kujunenud koolis, klassis, liidriks, eestvedajaks, saanud rohkem kogemusi, nii-öelda enese arengu jaoks võib-olla oleks tingimused paremad. Teiselt poolt on argument jälle, et kui sa istud klassis, kus, vabandage väljendust, ümber on lollid, siis on palju raskem targemaks saada kui siis, kui sul ümberringi on jälle targemad inimesed. Nii et neid argumente on poolt ja vastu ja selle kohta niisugust head lahendust ei ole. Et selles mõttes, et inimesed vaidlevad, ühed on ühes leeris, teised on teises leeris, et see on ongi vaidlemise koht. Aga natuke poliitikasse liikudes, et siis ma tean seda, et Riigikogu kultuurikomisjonis on nende eliitkoolide toetajad siiski alati olnud enamuses. Võite mõelda, miks. Et see toetus on seal suhteliselt tugev. Ja tõsi on ka see, et sellesama hariduse headuse ja halbduse või ütleme siis mitte nii headuse, üks väga keeruline väljakutse Eesti ühiskonnas on see, et mismoodi me suhtume ja mida me ootame oma kutsekoolidest või kutseharidussüsteemist. Me oleme selle kutseharidussüsteemi pärinud niisugusest Saksa mudelist, kogu Nõukogude või Vene haridussüsteem on tegelikult sakslastatud maha kirjutatud, suures osas sinna pandi seda Nõukogude sousti peale, aga need traagelniidid on kõik Saksamaalt näha ja see ülesehitus oli Nõukogudel hästi lihtne, eks ole, kutsekas koolitas töölisklassi, tehnikum koolitas tehnikuid ja ülikoolist ja tehnikaülikoolist tulid siis insenerid, arstid, juristid ja tippspetsialistid. Funktsionaalselt selge, väga oma tööturu väljundites selgelt määratletud, nad ei olnud nad ei konkureerinud üksteisega, nad ei olnud üksteisega kuidagi ülevalt alla suhtes. Nad olid ühe puu erinevad arvud, mis kõik olid omamoodi tugevaks arendatud. Ja kui me vaatame Nõukogude aega tagasi, siis Eestis on ju väga kuulsaid tehnikume. Ajalooliselt väga niisuguseid olulisel kohal on, ma ei tea, võtame siis Luua või Õisu või selle polütehnikumi või neid on terve rida näiteid, kellel oli Eesti avalikkuse või ühiskonna jaoks oli väga kõrge staatus. Siis tulid need muutuste ajad, siis hakkas juhtuma see, et nii nagu mujal maailmas oli varem sündinud juba see tehnoloogiline evolutsioon, tahtis rohkem kõrgharidusega inimesi. Kui mina käisin Tartu Ülikoolis 71–76,
siis oli Tartu Ülikoolis 5000 statsionaarset ja 2000 mittestatsi, 7000. Kui ma rektorina ära tulin, siis oli 17 000 üliõpilast, peaaegu 3 korda rohkem. Rääkimata sellest, et siis oli Tartu Ülikool ja 5 kõrgkooli, koos Tehnikaülikool oli suurem kui Tartu Ülikool muuseas. Tehnikaülikool oli kuskil 10-11 000, Tartu oli siis 7-8 000. Keegi mäletab siis, kui te vaatate ka, mis toimus nagu poliitikas, eks ole, et kui toimus valitsuste vahetus, tuli Eesti uus põhiseadus, siis ennem oli Tehnikaülikooli vilistlasi oli valitsuses oli 1/3, siis oli parteikool ja siis olid muud niisugused karjeristid. Ja Tartu Ülikoolist oli 2 inimest, siis kui tuli Laari valitsus, oli Tartu Ülikooli 1/3 ja Tehnikaülikoolist oli 2 inimest. Et noh, on toimunud niisugune struktuurne nihe kohe päris nagu selle muutuste alguses. Mis siis juhtus? Kõik oli ülikool ja 5 kõrgemat õppeasutus, Võšše učebne zavедение, nagu neid toona nimetati. Maaülikool koos sinna juurde. Siis tehti kõik ülikoolideks, siis tehnikumid püüdsid saada rakenduskõrgkoolideks ja paljudesse maakondadesse tehti veel neid piirkondlikke kolledžeid. Ja siis need kolledžid jäid kuidagi loperdama sinna, nad ei saanud hakkama, nagu ei leidnud ennast ja siis ülikoolideks ennast suureks ja tähtsaks teha, siis muutsid need enda, haridusministeerium ei osanud või suutnud neid ka juhtida, sest ütles, et okei, et anname need ülikoolidele, et ülikoolist on siis targemaid inimesi, õppejõusid sinna võimalik saata. Ja kuna meil oli kõik haridus koos, varasti nõukogude ajal oli eraldi, eks ole, haridusministeerium oli valdavalt üldharidus, siis oli kutsehariduskomitee või kutsehariduse ja kõrghariduse ministeerium või rahvakomissariaat või sõltuvalt ajast. Nüüd pandi kõik kokku ja see hariduse organisatsioon muutus niisuguseks püramiidiks. Ennem oli tal arvud, niisugused, igaüks omamoodi, muidugi see tipp ja latv oli kõrge ja kuskil olid professorid ja akadeemikud ja ka, aga ta oli niisugune lai aruline puu, nagu niisugune tammepuu. Siis nüüd on niimoodi, et natukene, ma arvan, avalikus arvamuses on ka, et kõigepealt peab saama muidugi heasse kooli, siis peab saama gümnaasiumisse, siis peab saama ülikooli ja siis tuleb veel teha magister ja niimoodi ei mõtle mitte ainult lapsed ja siis ütleme ambitsioonikad lapsevanemad, vaid niimoodi mõtleb ka ühiskond nagu laiemalt. Nagu natukene on niisugune taju, et kui tahta midagi teha, et siis jääb niisugune mulje, et ikkagi mida rohkem ja paremat, mis iganes see tähendab, siis haridust, et seda parem ühiskonnale, seda parem inimesele ja seda parem ühiskonnale. Ja kõik, mis sealt välja kukub, et see on siis, miks nad siis kukkusid välja? Ma nagu piltlikult ütlen, natuke nagu raielaastud, eks ole, et nad kui nagu päris lõpptootesse ei lähe, et siis on raielaast. Tema läks kutsekasse, eks ole, tema tegi seda ja tema ei jõudnud ja tema kukkus välja ja pärast õppis kutsekas või läks tehnikumi või. Et natuke niisugune kuvand on tekkinud. Ja kui te vaatate, et kui niisugune kuvand on, kui niisugused hoiakud on, siis kui ma siin tegin praegusele istuvale ministrile, vaatasin, et kuhu haridusraha läheb, kogu Eestist, kui te kujutate ette, ma nüüd praegust numbrit ei tea, et nad lubasid mulle anda, et ma uuesti rehkendaks, aga hästi jämedates joontes kogu see raha, mis Eestis pannakse haridusse. Seda on kuskil 2,5 ja 3 miljardi vahel. See on väga palju. See on väga palju. Ja ka suhteliselt palju, et kui me võtame kogu selle Eesti tordi, mis meil on kõik see rahvuslik rikkus või siis kogu riigi eelarve, siis meie hariduse lõik sellest on väga suur. Ühesõnaga, poliitiliselt me tegelikult anname haridusse päris palju raha. Aga kui me nüüd vaatame, kuhu see läheb, mis te arvate, missugusesse haridusharusse kõige rohkem raha läheb? Kõige rohkem läheb üldharidusse, sest ta on, ütleme, ka 9 aastat, eks ole, see on nagu kõik õige, aga nii et see on muidugi kõige suurem klots, 9 aastat. Siis on, eks ole, gümnaasium, kutseharidus, siis on alusharidus ja ülikoolid, mis on Eesti niisugune väga suur iseärasus teiste riikidega võrreldes. Meil läheb väga palju raha alusharidusse. Alusharidusse läheb rohkem raha,
kui läheb kõrgharidusse. Kõik ülikoolid saavad kokku või kulutavad kokku vähem raha kui kõik lasteaiad ja lasteasutused. Muidugi, seal on lasteaedades on kuskil 70 000, 70-80 000 last, ülikoolides on kuskil 40 000, nii et lapsi on ka siin palju rohkem. Aga traditsiooniline ettekujutus on selles, et lasteaed see on niisugune lihtne asi, ülikool on suur ja tähtis ja suured hooned ja kallid laboratooriumid ja kõrged palgad, aga tegelikult Eestis läheb alusharidusse palju. Meil on väga suur katvus nagu alushariduses, üle 90% osaleb sellest, see oli kohustusliku hariduse osa. Aga mis on võib-olla oluline, nagu kaks asja, et kõigepealt, kui me räägime Eesti hariduse nii-öelda edu poolest, mis hästi on, need PISA testid ja neid näitajaid, meil on olümpiaadidel väga tublisti esinenud noori ja vähemasti proportsionaalselt meie väiksusega võrreldes, siis enamus analüütikuid või neid, kes kõrvalt vaatavad teistest riikidest, nad ütlevad, et see, mis te teete alushariduses, on kõige tähtsam. Et see on ühtluskool, peaaegu kõik lapsed ka väga nii-öelda materiaalselt kehvematest oludest. Neid seal alushariduses toetatakse, nad kujunevad seal õppimisvõimelisteks ja sotsiaalseteks isikuteks väga suurel määral. Et ehkki nad võib-olla ei õpi kõik lugema, kirjutama, arvutama ja ma ei tea veel mis, kuigi sinna lasteaed on väga palju ka seda tulnud. Aga just niisuguseid üldisiksuslikke oskusi õpetatakse lasteaias palju, seal on hästi koolitatud õpetajad või kasvataja, mis neil ei tohi öelda enam, õpetaja, aga vahet pole. Need inimesed, kes seal tegelevad, et need on haritud, nad on suhteliselt hästi makstud, vähemasti teiste riikidega võrreldes. Väga paljudel kohtadel ei eeldata isegi erialast haridust, piisab keskharidusest, lähed lasteaida kasvatajaks. Ka need teenusepakett, eks ole, mul endal on lapselaps oli rikkas Luksemburgis, eks ole, aga magas mati peal põrandal ja võileib tuli kaasa panna. Ja raha tuli maksta 10 korda rohkem kui Eestis. Aga rikkuse puudust ei ole. Hoiak on selline, kuidagi nagu see ajalugu on niimoodi, et see traditsioon on nii tugev, et kuni koolini laps on kodus ja vanemad kasvatavad ja et see on nagu töölisklassi teenus tegelikult. Ta on nagu lastehoiust kasvanud töölisklassi teenust. Mitte siis keskklassi rääkimata eliidi teenusest, nemad ei pane, laps on kodus või on hoidja või see kõik toimub kodus, see toimub nii-öelda lapse hoidmise sildi all, aga meil on ta käinud läbi siis nii-öelda töölisklassi hoiu, niisuguse Bismarcki või võtke Briti leiboristide ideed 19. sajandi lõpust. Ja siis on ta läbi selle nõukogude süsteemi, kus ta muudeti kõikide jaoks, kuna kõik naised pidid tööl käima koloosipõllul või ma ei tea, traktoristiks. Ja siis tuli, eks ole, meie endi niisugune haridususk, kus me tegelikult nagu tahtsime, lapsi oli vähe ja neid oli vaja toetada ja ütleme niisugune ühiskondlik hoiak kohalikes omavalitsustes, mida tegelikult ju riik toetab seda alusharidust vähe. Kohalikud omavalitsused on need otsused teinud, volikogud on selle raha pannud just sinna lasteaedadesse. Et see näitab tegelikult seda, et see ei ole mitte niivõrd minu arvates olnud niisugust hästi tarkade poliitiliste otsuste tulemus, aga ühiskond on kuidagi arenenud ja pidanud seda oluliseks ja just nagu rohujuure tasandil või kohalikes omavalitsustes. Et seda ei ole riik üleval pidanud. Aga mis ma tahtsin öelda, et siis, et kui me Eesti haridusest mõtleme, et siis on väga tark mõelda ka selle alushariduse ja selle tugevuste peale. Et see on andnud meie üldharidusele ja sealt edasi ka kõrgemale haridusele väga hea stardipositsiooni. Ja seda kindlasti tuleks hoida ja säilitada. Et nüüd võib olla veel midagi nendest hariduse väljakutsetest. Et üks, mis ma rääkisin, on see, et see vundament, see alusharidus on päris hea. Kõik lapsed lähevad, enamus nendest läheb tavalisse kodulähedasse kooli, kui lähedal ta täpselt on, selle üle võib vaielda ja koolivõrgu küsimused on ka keerulised küsimused, aga see on enam-vähem ühtluskool. Enam-vähem kõikide perede lapsed lähevad ühesugustesse koolidesse
ehkki seal mõnel on ilusamad riided ja teisel on teised ja kedagi kiusatakse ja kõik see on ka, aga laias laastus muu maailmaga võrreldes on see väga egalitaarne. Ja need tingimused on kõikidele lastele võrdsed. Ei ole niisugust, ütleme, klassilist kihistumist või varanduslikku kihistumist või seda praktiliselt ei ole ja see, et sellises olukorras ka nõrgema sotsiaalse taustaga lastel on arenguvõimalused oluliselt paremad kui paljudes teistes riikides. Tegelikult on see meie haridussüsteem on hästi egalitaarne. Kes luges nüüd seda viimast inimarengu aruannet, kus on nagu vihjatud teises suunas, siis ma ütleksin, et see ei ole päris õiglane ja tasakaalustatud analüüs. Kuigi seal on ka mööndud, et rahvusvahelises võrdluses me oleme väga head, aga meil on juba näha hariduslõhed ja praod ja kõik. Et sellest võib eraldi rääkida, ma olen üsna kriitiline selle analüüsi suhtes, ta on natuke liiga välja kitkutud üksikud näited. Kui keegi huvi tunneb, ma võin pärast täpsemalt öelda, et mis need probleemid seal on. Aga nii et hakkab nagu kõik hästi peale ja vaat siis, kui on põhikooli lõpp ja need gümnaasiumid, see, et meil on ka nõukogude ajast tuli see kohustuslik keskharidus ja siis tehti peaaegu kõik koolid tehti keskkoolideks, et oleks võimalik omandada keskharidus, siis hakkas juba tegelikult see kutsekool ja see, ütleme siis, tehnikumi tüüpi või see kutseharidus nagu tasapisi nagu välja suruma. Ja nüüd meil oli nõukogude aja lõpul oli meil tohutult palju neid täistsükli või torukoole, nagu neid nimetatakse. Ja kui nüüd niimoodi vaadata, siis juba nõukogude ajal, aga ka praegusel ajal, me tegelikult ei ole päris selgeks teinud, kui te seadust loete või reegleid loete, siis juba 20 aastat, kui te vaatate, mis on gümnaasiumi eesmärk, siis on muidugi arendada ja täiendada ja õpetada ja valmistada ette edasiõppimiseks. Ehk siis tegelikult see gümnaasium ongi just nagu tegelikult ettevalmistuskursused kõrgkooli astumiseks. Suures osas. Kõik ei astu küll, aga põhimõtteliselt see väljund on suunatud siis kõrgharidusse. Kusjuures, nagu öeldud, meil on enamus õpib ülikoolides, ehk see on siis akadeemiline kõrgharidus. Lähete Soome, pilt hoopis teistsugune. Pooled koolid või pooled lapsed lähevad akadeemilisse õppeasutusse või ülikooli pärast gümnaasiumi lugijat. Ja teine pool läheb ametikorkeakooludesse. Pool ja pool. Aga meil läheb 80% ülikoolidesse ja 20% läheb ainult, ja osa ei lähe kuskile, osa jäävad siis sealt välja. Paljud nendest siis, mõned lähevad mõne aja pärast siis proovivad uuesti või lähevad mõned ka kutsekooli või siis sellesse tehnikumi lühikesse programmi. Ehk siis, siit ka näete, eks ole, et meil tekib niisugune hariduslik püramiid, mis siis pürgib kõrgusesse ja siit nagu kõik see eelnevad astmed ainult toetavad seda aina kõrgemat tippu. Mis siis on juhtunud ja mida siin ja seal, mille üle kurdetakse, eriti ettevõtjate poole pealt on see, et haritud on need inimesed küll, rohkem kui varem. Nõukogude aja lõpus käisime keskelt läbi 9,7, nüüd käime 14,7 aastat koolis. Väga palju kauem. Aga see kõik nagu haihtub kuskile õhku laiali. Need oskused ja teadmised, mis me omandame, nendel puudub niisugune tööturu väljund või enamusel puudub tööturu väljund. Ja see on natuke seotud siis ka meie majandusarenguga. Üldiselt ja palgaga näiteks. Kui te vaatate, võtate Soome riigi, käite 1 aasta koolis, statistiliselt muidugi, mitte igaüks personaalselt, aga käite 1 aasta kauem koolis, saate 8% rohkem palka. Maailmas keskelt läbi 10%, 1 aasta koolis rohkem, 10% rohkem palka, 1 aasta rohkem, 10% rohkem. Mis meil juhtub? Meil käib 1 aasta koolis 6% rohkem palka. 10 aastat 60%. Ehk siis haridus ei too ka inimestele rahas või palgana nii palju tagasi nagu teistes riikides ja eks see põhjus ole selles, et kui see haridus ei tooda väärtust tööandjale ja
siis kust ta seda palka maksab? Et no sul ei ole palka maksta. Järelikult meil on koolitust on palju, inimesed on targad, teiste riikidega võrreldes on suhteliselt hea, ka ülikooli lõpetajad ei ole meil rumalamad, aga me ei oska selle tarkusega midagi peale hakata. Väga palju inimesi töötab ametites, kus seda ei ole vaja. Et noh, ma siin ei taha ühelegi erialale liiga teha, aga ma võin öelda lihtsa näite, noored inimesed, mul mõned tuttavad ütlevad, et lähevad ülikooli, lähevad bioloogiat õppima, geenitehnoloogiat, kõik, eks ole, mida meil tehakse, kloonitakse ja tippteadus ja tohutult huvitav, ajuuuringud ja kõik, mida meil meedias räägitakse. Nüüd ma lõpetan selle kooli ära. Ja mida ma lähen tegema? Ma lähen biokeemia laborisse laborandiks. Sul ei ole seda töökohta, kus on meil, ütleme, Ustavil on see, kui te teate, Tartus, eks ole, on mingi firma, seal on küll doktorikraadiga ja kõrgharitud inimesi tööl, aga lõpetajaid meil on 10 korda rohkem, kui Ustav tuleb üles korjata. Osa saavad professoriteks, osa lähevad Ustavi juurde, osa lähevad välismaale, aga pooled lõpetajad töötavad tegelikult kohtadel, kus kogu maailmas töötavad tehnikumi haridusega inimesed. Et lihtsalt meie majanduse struktuur on selline, tal ei ole seda töökohta. Ja siis, kui te vaatate haridusministeeriumi kodulehekülje pealt, siis te näete, et meil on ülikooli lõpetajad mõnedel erialadel keskmiselt. See on muidugi, vahed on suured, mõni saab palju palka, mõni on edukas. Keskmiselt mõned erialade lõpetajad pärast seda, kui nad on 5 aastat ülikoolis käinud, keskmiselt saavad vähem palka kui riigi keskmine. Et see näitab nagu seda, et seda maksujõulist nõudlust või ootust nende inimeste järgi ei ole. Jällegi, ma siin ennem tõin näite, eks ole, biotehnoloogia, eks ole, keemikutega on natukene sama lugu, füüsikud, eks ole, töötavad IT-erialadel väga palju, et füüsikutena tööd ei ole, aga kuna sa oled nagu arvutad oskad, eks ole, siis lähed kuskile juhtmeid vedama või programmeerima või. Aga selleks ei ole vaja füüsikuks õppida, selleks võib õppida ka ametikorkeakoolus, nagu Soomes seda tehakse, või suisa Kood-Jõhvis, eks ole. Ehk siis meil on tekkinud niisugused struktuursed probleemid, et me oleme haridust teinud heaks, kõrgemaks, paremaks, suuremad nõuded, publikatsioonid, teaduslaborid, tsiteeritakse meie teadlaste artikleid, aga kui nüüd vaadata, et mis Eestis reaalselt sünnib, siis sünnib vähem, kui võiks sünnida. Meil on majanduse struktuur on natuke teistsugune kui see, mida ülikoolides siis välja tuleb. Nii et see hariduspüramiid on meil läbi katuse välja kasvanud, nagu piltlikult öeldes. Et see on niisugune mõnes mõttes kriitika selle olukorra suhtes ja kui ma nüüd küsin, et kes tegi või miks see nii on, et siis on väga raske näpuga näidata. See ei ole niimoodi, et mingid ministrid või mingi erakond otsustas, et see niisugune on, et see on, me oleme natuke tahtnud rahvana targemad ja paremad olla, kui meie majandus ja elu on välja kandnud. See on kõik õige. Aga natuke too much too fast või liiga palju natuke, et kui me rohkem oleksime reaalsetele vajadustele orienteerinud oma noori ja väljundeid, et siis oleks võib-olla see elu olnud natuke parem. Poleks ka noored inimesed pettunud, et mina loen Sirpis kirjutab noor inimene, lõpetanud kunstiakadeemia, magistrikraadiga, ütleb, et ma olen 5 aastat õppinud, käisin veel välismaal ja selle Erasmusega ja olen kõik teinud, mis taheti ja tegin selle lõputöö ära ja cum laude lõpetasin. Aga kus mu töökoht on? Kus mu töökoht on? Et kõrgharidusega inimene, et mul on mingid vajadused ka, et kui ma tahan peret luua, et siis 2500, 3000 võiks nagu saada, aga saa ainult 1500. Meil on 4 kooli, kes õpetavad etenduskunstnikke. Näitlejad, tantsijad, teatrikunst on Eesti rahvuskunst, me kõik käime, pileteid ei saa, aga inimesed on Toompeal. Ütlevad, et palgad on väikesed. Kui kõik need lavastajad, kelle me oleme ära koolitanud, nüüd lavastaksid, siis ilmselt jätkuks mitte ainult Eesti rahvale, vaid ka Läti rahvale seda teatrit, ainult et keegi ei ole nõus seda kinni maksma.
Ehk siis see on ka üks niisugune valdkondlik näide, mitte et sellega oleks kuidagi eriti halvasti. Aga noh, et kui vaadata, mis nagu toimub, Viljandi Kultuuriakadeemia, eks ole, teatrikool, Tallinn ja siis Tallinna kolledž minu teada. Haapsalus on ka mingisugune eriala. Siis on veel BFM, eks ole, mis teeb veel filmi lisaks juurde. Et noh, selles sektoris on raha, kui majandusest mõtleb inimene, et noh, meil on sektoris on raha, eks ole, filmi tegemiseks on 6 miljonit hästi jämedates joontes. No kust kohalt need 27 režissööri siis selle töö ja leiva saavad? Kust kohalt või kuidas see nagu no teles on ka, mõned teevad telefilme natuke. Nii et niisuguseid disproportsioone on meil hariduses palju, ehk siis see haridus elab natuke nagu oma elu. Et ma arvan, et ta on üldiselt hea, aga ta on hea nagu just akadeemilises mõttes. Aga seda tarkust, mida nagu vanaemal oli mul see elukogemus ja töökogemus ja praktilised oskused, olid nii, et 4 talve oli akadeemilist haridust ja 40 aastat oli praktilist oskust. Nüüd on nagu vastupidi kipub, et noh, et seda akadeemilist on palju ja seda praktilisemat on vähe ja no siis sa oled pettunud. Siis sulle tundub, et see ei ole sinu vääriline, mind ei väärtustata, eks ole, ja need etteheiteid on aru saada. Nii, aga nüüd ma olen rääkinud 40 minutit täis, ma võib-olla veel ütlen paar sõna mõningate niisuguste päevakajaliste haridusteemade kohta. Et mis meil ütleme see praeguse valitsuse ja siis Kristina Kallase juhtimisel on hariduses nagu sündinud. Et ma arvan, et see tahtmine hariduses midagi muuta on olnud päris suur. Ja minister on ka tarmukas ja ta on ise selles valdkonnas töötanud ja töövõimes ja mõtlemisvõimes ma nagu hetkekski ei kahtleks. Ta on teinud väga head tööd, Narva kolledžis oli ju pikka aega ja ma teda ise ka pikka aega tean ja olen nagu juba varem, nagu enne kui ta üldse poliitikasse jõudis, näinud, et seal on, selles inimeses on nagu tahet ja võimekust midagi korda saata ja seda on ta ka näidanud. Aga kui ma nüüd mõtlen selle eelneva jutu taustale, et mis need niisugused sammud on olnud siin. Üks on see õppimiskohustus, mis praktilise poole pealt tähendab seda, et me paneme 1 aasta juurde ja enamus sellest tuleks siis veeta kutsekoolis. Ehk siis need lapsed, kes ei lähe gümnaasiumisse, lähevad nüüd kutsekooli ja peaksid seal omandama rohkem üldharidust kui siiamaani. Milleks? Miks nad peaksid omandama rohkem üldharidust? Selleks, ja see on peaaegu tsitaat, selleks, et nad pääseksid lihtsamini ülikooli. Lapsed lähevad kutsekooli selleks, et pääseda ülikooli. Kui sa tahad ülikooli pääseda, siis ei ole sul ju mõistlik minna kutsekooli, siis õpi seal gümnaasiumis edasi. Saad 3 aastaga, nüüd sa lähed sinna. Noored, kes ei taha neid teooriaid õppida, neid valemeid ja elust kaugeid näiteid, lõikuvate kõõlude teoreemia, mida te kõik peaksite teadma muuseas, nagu väikest Illimarigi peast tsiteerima. No, nad on sellest ära põgenenud natuke, nad on praktilise, nagu omal ajal olid maapoisid, eks ole, käisid traktorit putitamas, eks ole, 12 aastat vana, oskas kardaanvõlja vahetada juba. Oskas midagi kätega teha, eks ole. Noh, inimesed on erinevad ja nende hoiakud ja käsitlused erinevad. Ja nüüd me nagu natukene läheme siis kogu selle akadeemilise õpetusega. Nende teooriate ja kõigega läheme talle kutsekooli järele ja ütleme, et ei lähe ära, tõime sulle selle sama asja siia. Aga mis on kõige kehvem on see, et tegelikult ta ei saanud selle reformi jaoks raha oravatele eest. Ja kutseharidus on kõige kehvemini rahastatud valdkond. Ja nüüd kujutage ette, et nüüd me paneme nendele kohustusi juurde, ootuseid juurde, raha juurde ei ole ja nad juba ennem on kehvas seisus. Ja ma tean, et need inimesed ei ole väga rõõmsad selle üle. Ja noh, ega ministeeriumis ka nad ei ole väga rõõmsad. Nii et noh, meil on, see on üks niisugune näide, kus nagu ütleme hea idee, ei aita 17 aastast, õpi 18 eluaastani ja kõik, seal on oma argumentatsioon,
aga praktiline realiseering ei pruugi seda olukorda paremaks teha minu meelest. Me elame, näeme, vaatame, see on alles nagu esimene aasta, võib-olla järgmine aasta leitakse sinna raha juurde, eks ole, kuigi ja ma ei tea, kas siis need noored tõesti siis õpivadki 1 aasta rohkem või mina olen olnud pigem seda meelt, et meil tegelikult peaksime saama, nii nagu ütleme Saksamaal ja eriti Hollandis on, et kui sa lähed kutsekooli, sa tegelikult iga aasta lõpus saad mingisugused pagunid juba. Sulle antakse mingi sertifikaat, eks ole, mingisugune alama astme kvalifikatsioon, juba oskad nii-öelda kivemüüri laduda. Puhast vuuki veel ei oska, aga üldiselt võid nii-öelda abitöölisena töötada. Oskad müüri laduda, oskad värvida, eks ole. Võib-olla lõppviimistlust ei tee, aga ühte-teist oskab teha. Järgmine aasta saad mingi uue tähtsama paberi. Ja kui sa siis ei jõua edasi õppida antud hetkel, no siis sa lähed ja leiad töö ja võib-olla tuled tagasi. Sul on nagu mingid paberid olemas, sa ei ole välja kukkunud, sa oled kuhugi jõudnud, sul on edukogemus ja siis sa tuled tagasi ja õpid edasi. Meil on kutseharidusega inimesi jõudnud teaduste akadeemia akadeemikuteks ka niisugusel moel. Et see ei tähenda, et see on tupiktee, aga ta ei sunni siin niisugust pikka klotsi otsast hakkama närima. Noorel inimesel saab jõud otsa, ta tahab nagu ütleme praktilist väljundit, mingit tagasisidet, raha teenida või mis iganes see motivatsioon on. Ja et see on üks kutsehariduse aspekt. Mille suhtes ma arvan, et siin ilmselt tuleb korrigeerida seda lähiajal kuidagi natukene tuleks seda paindlikumaks teha. Siis on meie kõige suurem habemega probleem Eestis, millega mina olen hambaid murdnud ja ei ole kuhugi välja jõudnud suuresti või mitte kõige paremini vähemasti. Mis jätkuvalt kuskil ei ole kadunud ja see on õpetajate palgad. Esimesest õpetajate streigist palkade osas on nüüd juba üle 30 aasta ja põhiprobleem, mis nagu ma olen sügavalt veendunud, mis selle asja põhiprobleem on siiamaani lahenduseta. Ja see on see, et mitme pere koer jääb tihti nälga. Tegelikult see on hästi lihtne põhjus. Et kui te võrdlete nüüd näiteks lasteaiaõpetajaid, nad on küll solidaarsed ja nad ei ole ka rahul ja kõik, aga see konflikt nende palkade ja riigi või kohaliku omavalitsuse või tööandja nende vahel pole kunagi niisugust kroonilise haiguse iseloomuga võtnud. On probleemid, ma ei tea, arstidega on probleeme olnud, kes riigikassast saavad raha ja need ei ole ka, need on olnud korra, on purtsatanud, siis on ära lahendatud ja 10-15 aastat on olnud raha, kui on mõistlikult talitatud, siis tegelikult see süsteem toimib. Kui lihtsalt külmutatakse ära, eks ole, ma ei tea, rahandusminister Jürgenil tuleb trots peale, eks ole, siis on tülimajas. Aga kui ei tule või osatakse nagu järele anda, natukene kasvatada, et siis tegelikult arstide ja ka ütleme, päästjate ja kaitseväelaste, politseinike palkade lahendus on olemas, see on üks peremees. Ministril on rahakott, see on tema raha, tema võtab tööle, tema paneb pealikud paika, tema paneb personalipoliitika, tema ütleb, et ajab ässitajad nii-öelda toast välja, kellega läbi ei saa. Aga üldharidusega on nii, et nii nagu põhiseadus ütleb, riik ja kohalikud omavalitsused peavad üleval vajaliku arvu õppeasutusi. Ja me oleme teinud seda niimoodi natuke soomlaste pealt maha kopeerides ja tegelikult esimeses vabariigis oli ka samamoodi, et riik annab õpetajate palga. Ja nüüd ei olegi tegelikult aru saada, kes õpetajatele palka maksab. Töölepingu sõlmib kes? Koolidirektor. Koolidirektor on tööandja esindaja. Kui sul on vähe palka, kelle akna alla pead minema siis lipuga, direktori akna alla. On mõni direktor näinud neid, põle kedagi. Lähevad koos direktoriga, lähevad ministri akna alla. Aga minister ei jaga üldse raha, haridusministril ei ole üldse mitte sentigi. Õpetajate raha jagab regionaalminister seaduse järgi. Regionaalminister, valitsus otsustab, haridusminister võitleb muidugi õpetajate palkadest, aga see ei ole tema raha, see ei ole tema eelarves. See on regionaalministri eelarves see raha. Ja siis ongi niimoodi, eks ole, et niipea kui on jama majas, siis kõik ütlevad, mina ei tea, kohalik omavalitsus, kus tööandja ütleb, mina ei tea, riik ei andnud raha. Haridusminister ütleb, et see ei ole minu raha, sest valitsuse käest ma ei saanud seda raha. Rahandusminister ütleb, et kellelgi ei ole raha ja regionaalminister ütleb, et mul on lehmad, lambad ja põllumehed, eks ole, ja ma ei tea õpetajatest üldse midagi. Ja ei tahagi teada.
Ja niimoodi aastasse jätkub see, ehk siis mina ja nende inimeste arv on kasvanud siin ikkagi viimase 10-15 aastaga. Ma arvan täna, kui te küsite mitte ainult minu käest, vaid enamuse hariduspoliitikute käest, nad ütlevad, et tegelikult tuleks jagada ikkagi vastutus väga selgelt ära. Põhikooli lõpuni kohalik omavalitsus ja gümnaasiumid on riik. Ja kui siis seal vahepeal on midagi, ma ei tea, ütleme, Tallinna linn tahab pidada seda kaagi või siis mõnda teist Inglise kolledžit ise üleval, halduslepinguga saab selle korraldada nii, nagu Tartus on kutsekad, eks ole, või siis vastupidi, eks ole. Paljudel juhtudel, me ütleme Narvas tuleb võtta ka põhikooli koolid ära, seepärast, et Stalnuhhin koos oma pandega seal keerab need lapsed tuksi. Et siis võtab riik nagu enda kätte, kuigi see on kohvi kohustus, eks ole, aga halduslepinguga võtab riik siis enda pidada ja võib-olla 10 aasta pärast võib tagasi anda. Siin tuleb leida üks peremees. Kuni me ühte peremeest ei leia, siis see probleem ei lahe. Nii et see on nagu minu arvates üks keskne väljakutse ja ma väga loodan, see valitsus ei suutnud seda otsustada, seal sotsid olid põhimõtteliselt vastu, teised olid peaaegu nõus. Ma väga loodan, et järgmine valitsus on võimeline selle niisuguse reformi ära tegema. See ei pruugi ka kõikidele õpetajatele meeldida, kindlasti ta ei meeldi sellele, mis nimelt ametiühingutele. Siis ta nii asi. Ametiühingutele ta ei meeldi, linnade valdade liidule põhimõtteliselt meeldib, aga nemad muidugi ei usalda riiki, nad ütlevad, et te annate kohustuse meile küll üle, kas te raha ka annate piisavalt. Kas te annate kohe raha ka? Ja, või siis, eks ole, et annate nagu, ütleme, selle hooldusreformiga oli, eks ole, tegite pätti, ütlesite, et kõik on hästi, saate, andsite, kõigepealt andsite vähem. Ja järgmine aasta ütlesid, ups, ja see oli, nüüd ei saanud. Et ütleme, see usalduse probleem on ka väga tõsis. Ja see ma ei hakka sellesse minema, see on pikem teema tegelikult, et ma arvan, kohaliku omavalitsuse juhid teavad, et ega siis ütleme Eesti see KOKS või kohaliku omavalitsuse rahastamise kord on tegelikult perversne. Et tegelikult meil on kohalikud omavalitsused peale Tallinna ja pool Tartut. Tartu muidugi on selles mõttes heas seisus, et nendel on sugulane kogu aeg peaminister, et siis nad saavad sealt kraanist endale peale keerata. Aga põhimõtteliselt on Tallinna ainuke kohalik omavalitsus, kes suudab põhimõtteliselt oma tuludest majandada. Isegi sealt ju võetakse ära, selle Robin Hood võtab sealt ja teised võtavad sealt raha ära, aga teised on ju, ütleme, mitte ükski kohalik omavalitsus ei suuda iseseisvalt strateegilisi investeeringuid teha. Aga kui sa ei suuda endale korterit osta, maja ehitada, eks ole, last kooli panna, siis oled seal valla vaene tegelikult. Me oleme nagu üles ehitanud selle kohaliku omavalitsuse haldussüsteemi sellisena, et need inimesed on pandud olukorda, kus nad ei saa nagu peremehena käituda. Ma arvan muidugi, et siin see on nagu poliitiline debatt, aga ma ütlen, see on teadlikult tehtud. Sest vaata, kui sa oled peremees ja kui sul on oma rahakott, siis sa tõused püsti ja näitad keskmist näppu, kui vaja. Aga kui sa kogu aeg pead käima küsimas, siis sa oled hoopis vaoshoitum. Kummardad ja kiidad ja nii on ju palju parem tegelikult valitseda. Keskvõimu ta võtab ära paljud riskid. Ja eks me teame ju, Tallinn on ju ikkagi Toompeaga kogu aeg jonni ajanud. Tartus, kes ajas viimati? Ansip ajas, ei tahtnud vanglat saada, aga see oli ka populism muidugi, eks oli. Tegelikult tal ei olnud selle vangla vastu midagi, aga tal oli hääli vaja. Aga et Pärnu või keegi, vahel linnade valdade liit tõuseb püsti, eks ole, tervikuna. Ja siis ka, kui te vaatate, siis linnapea kunagi ei esinda, eks ole, linnapea on küll volikogu esimees, aga linnapea kunagi ei tule seda ühist seisukohta kaitsma, tal on siis, ma ei tea, lähetuses või avab Lasnamäel haiglat või teeb midagi, eks ole, siis pannakse see tegevdirektor sinna selle eest rääkima. Ma olen natuke irooniline, aga mitte tühja koha pealt, ma arvan, et ma väga palju ei eksi. Niimoodi. Siis on veel see õpetajate karjäärimudel. Ma arvan, et see on tööõnnetus. Ja siin on ka niimoodi, et hea tahe oli, mäletate, eks ole, tuldi kokku,
teeme kõik selle, mis oli hariduskogu, käidi arutamas, 200 inimest oli seal Tartus ministeeriumi saalis ja toimus arutelu 200 inimesega alguses. Hästi palju kaasamist ja niisugune kaasaegne lähenemine. Kõik ütlesid, mis nad tahavad, väga erinevad huvid. Minister ütles, et aga istuge, leppige midagi kokku, jõudke konsensusele ja öelge, mis tuleb teha. Ma ei olnud ainuke, kes minister ütles, et ma tean, mis nad sulle ütlevad. On ainult üks asi, milles nad kõik kokku lepivad. Rohkem raha oleks vaja. Rohkem, mitte ühtegi ühisosa ei ole, mitte ühtegi. Enam-vähem nii juhtuski. Ja kuna raha ei olnud, siis tõsteti neid klotse ringi ja tänaseks on 2 süsteemi, kutsesüsteem ja karjäärisüsteem. Mõlemil on oma bürokraatia, raha juurde ei tule, aga tööd tuleb tohutult palju juurde. Bürokraatiat tuleb juurde. Kes võidavad? Võidavad need, kes on bürokraatias osavamad, kellel on paremad paberid, kes oskavad esineda, oskavad nõutada, nagu ikka, eks ole, hästi keerulises süsteemis võidavad need, kes ei tegele sisulise tööga, vaid tegelevad rohkem administratsiooni, bürokraatia ja sellega. Ta nagu ei toeta seda praktilist tööd, tugevaid õpetajaid, keda tegelikult direktor peaks märkama ja toetama eelkõige. Et asutuse juhtid paneb ta nõrgemasse positsiooni, kohalik omavalitsus paneb bürokraatiaga tegelema, raha, eks sinna midagi näpu otsaga vist pandi mingisugune 0,% juurde. Ja ma kardan, et see niimoodi ei ole jätkusuutlik. Inimesed lihtsalt, kui nad hakkavad reaalselt neid pabereid täitma, juba kutsutakse need koolikomisjonid, kes seal midagi omistavad, seda meisterõpetajat või ma ei tea, mis on eelmine aasta vist on ka seal kuidagi. Ja ideoloogiliselt on see tegelikult Bismarcki süsteemi tagasitoomine, kes teab, mida Bismarck tegi Saksamaal ja mis omal ajal ju Tsaari-Venemaal olid ju kõik ametnikud olid pagunitega, eks ole. Raudteeametnikud ja teemeistrid ja koolimeistrid ja sanitarid ja kõikidel olid, eks ole, triibud, paelad, paberid teal, siis oli tarifikatsiooni tabelis oli 2 rida, üks oli su pagunid ja teine oli tööstaaž. Panid sinna sõrme ja seal oli 732 ja see maksti sulle välja. Ja kas sa tegid hästi või halvasti, see tegelikult ei korreleerunud sellega üldse. See on täiesti teine avaliku halduse kontseptsioon, mis meil on. Niisugune avatud, liberaalne, põhjamaine avaliku halduse ülesehitus. Mõlemil on oma tead, aga ütleme see tagasipööre, mis on ka tegelikult ametiühingute survel suuresti tehtud, ma arvan, et nemad on vist täna ainsad, kes nagu jätkuvalt selle eest seisavad. Ministeerium ei ole väga õnnelik. Linnade valdade liit on vastu, koolidirektorid ei võta sõna, mina olen nii aru saanud, ma ei tea, võib-olla ma eksin. See Uibolehta, kes seal on, eks ole, tema oli nagu ettevaatlik väga. Aga enamus on sellel meelel, et meil on üleminekuperiood, me peame vaatama, et mis sellest saab, et kuida me teeme, sest seda, et nad saavad aru, et probleem on olemas, et niimoodi ei saa. 2 paralleelsüsteemis ei ole mõistlik. Nii et, aga mis on üks asi, mis muidugi, ma ei taha nüüd ütleme ametis oleva ministri, et see, et me läheme üle eestikeelsele koolile. Narvas läheme ka üle. Rigiseb kõik. Hambad on ristis. Aga isegi Stalnuhhin ei suuda seda tagasi pöörata või suud lahti teha. Et ja ütleme, suures osas on minister Kallas selle välja vedanud. Teda ka kritiseeritakse, eks ole, ega see lihtne ei ole. Me paneme ikkagi sunnime paljud Eesti lapsed vene enamusega kooli ja ega meil lapsevanematele paljudele see ei meeldi, mulle ka ei meeldiks. Ma ei tea, mis ma teeksin, kui mulle viiksin oma lapse kooli ja seal on eestikeelsed on ainult 2 tükki veel. Ülejäänud on kõik Ukrainast ja Venemaalt. Ega rõõmus ma ei oleks, ma arvan. Keeruline on. Et see, aga kuidas seda teha, ega me ei saa teha mingit apartheidisüsteemi, eks ole. Nii et kui me tahame selle eesti keele selgeks õpetada, siis sellel on hind, tuleb seda võimalikult ühtlaselt jaotada, aga ma olen üsna veendunud, et Eesti riik teeb selle ära. Ja miks me seda varem ei teinud? Miks mina seda varem ei teinud? Sellest järgmine kord. Ei, mis siin keerulist on? Hääl ei olnud koos, Riigikogus ei olnud hääli koos. Ma ei ole nii seisnud, ma tegin gümnaasiumisse 60% ja ma ju nimeliselt tean, kes mida ütles, eks ole. Mida Mailis Reps rääkis, eks ole.
mida rääkis mul suur kaasvõitleja Tõnis Lukas, eks ole, mida isegi oravad rääkisid, eks ole. Oleme liberaalsed. Putin tegi reformi, tegelikult. Siis ei saanud enam teisiti. Pärast seda, kui nad läksid Ukrainasse sisse, me ei saanud enam, me pidime selle otsuse tegema. Ja need, kes ennem kritiseerisid, nendel oli tegelikult suu kinni löödud. Kõik, nad ei saanud enam rääkida. Ja siis olid hääled koos ja siis tehti see otsus ära. Mitte sellepärast, et kellelegi meeldis, mitte sellepärast, et eestlased või ütleme Eesti poliitiline eliit oleks teisiti tahtnud, vaid et maailmas toimusid sündmused, mida me ei saanud teistmoodi reageerida ja sellepärast see tuli. Nii et midagi sünnib ka sellest hullust tead seal teisel pool Peipsi järve. Nii, aga ma jätaksin selle, ma olen tund aega täis rääkinud, ma tegelikult tahtsin kiiremini teha, aga ma olen nagu, mul ei ole kella peale minekut, kui teil küsimusi jätkub, siis mul jätkub vastuseid ka. Suur tänu väga põneva ettekande eest, aga tõepoolest on iga tippjuht peaks jälgima megatrendi ja üks megatrend on ka demograafiline seis. Kui me räägime Euroopas ja ka Eestis ja ka sündivus, kui Eestis on praegu näite vist naise kohta 1,15, siis me tegelikult näeme ka seda, et tõenäoliselt osad lasteaiad jäävad tühjaks, sest lapsi jätku ja see laine jõuab ju koolidesse ja mingi hetk ka ülikoolidesse. Ja kui me räägime ka näiteks CAPEX või ka põhivara investeeringud, siis tegelikult need on kõik pikaajalise vinnaga. Aga kuidas teie nagu näete, ütleme, kas lapsi ja õpilasi jätkub või peaks siin tegema lähiajal väga jõulised sammud, et sellisel kujul, kui me ütleme ka omavalitsuste Kohila valla näitel, ütleme 2/3 kulub haridusele, et kuidas seda raha targasti kasutada, see ilmselt ongi üks suur väljakutse. No ütleme, haridusinvesteeringute teema on omaette teema. Et kui ma siin ütlesin, et me oleme lasteaedadesse kõvasti raha pannud ja siis ütleme ka meie lasteaiad, ka need, mis on uued ehitatud, need on uhked majad. Me tullakse ja üle ilma vaadatakse, et kuidas moodi, eks ole, et kuidas lasteaiad on teil niisugused, eks ole. Teised ehitavad ooperiteatrid, see on utreeritud natuke, aga ja riigigümnaasiumid. Keegi nägi, suur saade, oli Euroopa arhitektide konverents Tallinnas, eks ole, käisid Mubat vaatamas. Mubas üks õppekoht, investeering 100 000. Inglismaal on standard 12. Meil on 100 000, üks õppekoht. Ja sai mingi arhitektuuripreemia ja kõik arhitektid kiitsid, et see on Euroopa parim kooli arhitektuur on Eestis. Et see on tore, aga sellel on ka hinnasilt muidugi küljes. Ja mis on üks probleem, mis on väga suur struktuurne probleem, kui te vaatate, et meil on kõik need koolid, me oleme siin 30 aastat investeerinud. 30 aastaga me oleme ära remontinud kapitaalselt pool haridustaristust, pool 30 aastaga. Nüüd 30 aastat on klassikaline välp, ehk siis see, mida me 30 aastat tagasi renoveerisime, see peaks nüüd teisele ringile minema. Aga meil on pool tegemata veel. Ja me oleme pannud peaaegu 2 korda rohkem haridusrahast. Me oleme pannud kuskil 14%, teised riigid panevad 7% investeeringuteks. Me oleme ilmselgelt üle investeerinud, aga lisaks sellele ka ei ole suutnud kõike korda teha. Ehk siis see on väga terav probleem. See on meditsiinis samamoodi, eks ole. Tallinna haiglaga nüüd tegelikult läkski see mull lõhki. Ega see ei ole mitte ainult poliitiline kemplus, seal on ikka reaalselt, et rahanumbrid ei ole kokku. Aga hariduses sama probleem. Ja ütleme, kuidas teised riigid lahendavad. Meil tuleb nüüd väikene buum, eks ole, ülikoolid juba raadiost vaatate, eks ole, andke lisaraha. Nüüd tuleb tohutu suur aastakäik, eks ole, nagu 5 aastat. Ja 5 aastaks siis tahate uusi maju ehitada. Kuidas teised riigid talitavad? Tehakse moodul-lasteaiad, moodul-koolimajad, renditakse pindu, ei investeerita nii-öelda statsionaarsetesse ehitistesse. Meil, ma olen saanud sarjata selle eest, et ma kunagi ütlesin, et meil oleks moodul-lasteaidu palju rohkem vaja, et seoses nende struktuursete muutustega, ütleme, Tallinna linnast minnakse nendesse lähisvaldadesse, lähisvallad ühel hetkel saavad täis, seal tegelikult laste arv kukub ära üsna pea, eks ole. Ta enam niisuguse kiirusega ei kasva.
Nii et sinna peaks ka juba, ütleme, selle kuldse ringis kõike ei ole vaja teha statsionaarselt sinna. Ütleme, 1/3 tuleks teha tegelikult moodulitest. No ütleme, või ütleme, mujal maailmas tehakse. Nii et muidugi tuleb seda rehkendada. Aga siin on ka see probleem, et kui kohalik omavalitsus on nagu valmisolek olemas, et ehitaks korralikku lasteaeda, ega ma siis ei ehita mingeid mooduleid. Pealegi, nagu ma enne ütlesin, ega see ju suuresti ei tule ka oma rahast. See tuleb eurorahast või toetusest ja kui juba toetusest, siis igaks juhuks tuleb küsida nii, et jätkuks. Niikuinii kõike ei saa ja kui natuke vähe võetakse, siis saab ikkagi ilus asja. Ehk siis see on ka natuke selle peremehe tunde puudumine, et kui sul kõik ei tule omast taskust, siis sa seda pikka planeerimist teed tegelikult vähem kui siis, kui sa kõik pead omast taskust kinni maksma pärast laenumaksetele. Et see on väga tõsine probleem ja ma kardan, et meil paljudes omavalitsustes jätkuvalt on ikkagi, ütleme, seda pika pinnaga optimismi on natuke liiga palju. Ma tean seda Tartu maakonna arengukava, ma tegin 10 aastat tagasi, aitasin nõustada, Tartu omavalitsused tegid oma arengukava ja siis tehti maakondlik arengukava. Omavalitsuste arengukava sai laua peale pandud, liidad nagu 10-20 aasta perspektiivi kokku, rahvastiku perspektiivi, kasvab 60%. Me arendame siin turismi ja meil on kohalik ettevõtlus ja meil tuleb nii palju juurde ja meil tuleb nii palju juurde ja kõik kokku liidad 60% tuleb juurde. Ja siis küsid nende käest, et ei tule ju juurde. Ega vist ei tule, jah. Aga vot see on see mentaliteet. Natukene, nagu ma irooniaga ütlen, see oli siis, kui Kaitseväe juhataja oli Ants Laaneots, eks ole. Nõukogude tankivägede polkovnik, eks ole, ta pani paberi peale kirja, eks ole, et meil on vaja välja arendada õhuvägi, lennuvägi, merevägi ja tankiarmee. Et ostame 100 tanki. Meil ei ole seda raha, meil ei ole neid inimesi. Korralik armees peab olema. Ja siis oli paberi peale oli kirjutatud investeeringute plaan, oli 20 korda suurem, kui meil raha oli. 20 korda. Et seda kõike on vaja ja põhjendused ja kõik olid ju olemas. Tegelikult ja meil tuleb selle oma riigi pidamisega paljudes kohtades maa peale tulla, et see oli ainult hariduses niimoodi. Et või võtame siin suur debatt, vaadake. Estonia teater, ehitame uue teatri. Estonia rahvas ise ütleb, et me ehitame uut teatrit. Miks nad seda ütlevad? Miks muinsuskaitsjad ütlevad, et oleks vaja ehitada uus ja vana alles jätta ja ilusti üles putitada ja kõik. Aga miks sisu inimesed? Pärast nad saavad aru, et see ehitus tuleb nende taskust, nende palkade arvelt. Nad saavad sellest aru, et kui meil on 2 teatrit, siis tuleb ju mõlemaid üleval pidama hakata. Mis me selle vanaga teeme? Või tasapisi hakkab asjaosalistele inimestele pärale jõudma, et need ilusad asjad, mida me võib-olla eurotoetustega või riigi toetusega saame, et need tegelikult pikas perspektiivis õõnestavad meie endi heaolu, sest me hakkame seda kinnisvara orjama lõpuks. Aga see tuleb väga, väga tasapisi tuleb. Tartu Ülikool tahab endale ehitada 60 000 ruutmeetrit juurde. Ja mina ütlesin, küll. Meil oli 18 000 üliõpilast mahtus Tartu Ülikooli ära. Meil on pind kasvanud sellest ajast saadik. Meil on täna 13 000. 18 mahtus ära, nüüd on 13 ja nüüd on vaja juurde ehitada. Sellepärast, et 5 aasta pärast tuleb üliõpilasi juurde. Aga 15 aasta pärast, mis te teete sellega? Ma ei tea. Võib-olla müüme maha, ettevõtlus hakkab arenema. See on natuke selle debati kvaliteeti näitab, aga vähemasti me küsime juba. Et me küsime neid küsimusi ja ma ütlesin, haigla puhul näiteks, juba hakatakse ka ütlema, et me ei saa, me ei jõua seda teha, me ei jõua seda kinni maksta, lihtsalt ei jõua. Meil on arstidele palka vaja maksta, kui arste ei ole, ega need seinal ravima ei hakka. Et natukene tuleb hoida seda ambitsiooni. Ja ütleme, eks te näete siia seda arhitektuuri imet, mis siia teie sissesõidule püstitatakse. Maastiku arhitektuuri, seda on ju kõrgema maja otsast Helsingist on näha ju. Nagu Stockholmi kesklinn. Ei, see on liiga suur, mida ma ei tea. Ma olen täiesti kindel, et seda peab saama teha kuidagi mõistlikumalt. Ma ei tea. Ma ei ole arhitekt, aga ma ei näe mujal maailmas, kus Prantsusmaal, kus kiirrongid sõidavad, eks ole 250
300 kilomeetrit tunnis, ma ei näe niisuguseid konstruktsioone. Ei ole. Kuidagi nad sõidavad ilma nende konstruktsioonidega. Meil ei saa. Aga jah, natukene ka mulle tundub, et euroraha ja miljard või 2 miljardit, ega sa päris hästi aru ei saa, küsime 4, saame 3. Et natukene on selles meil niisugust, nii et ma ei pane silti mingitele üksikutele poliitikutele, aga nüüd hoiak natuke on, seda peremehe tunnet on natukene vähe lihtsalt. Ise oma rahaga ma ei teeks, enamus inimesi ei teeks, need samad otsustajad ise ei teeks oma rahaga neid otsuseid, kindlasti ei teeks. Nii. Veel küsimusi? Mul on üks. Nii kui mõtlevad, mul on küsimus. Tegelikult see on ka natukene betooniga seotud, aga see on Raplamaa jaoks olnud vähemalt 10 aastat väga tõsine teema. Ka siis, kui meid oli 10 omavalitsust, me tegelikult sellega arutasime ja jutt käib erivajadustega laste haridusest ja Raplamaal on Raikküla kool, see, kes annab, tegelikult on täna situatsioon, nüüd ta on ühendatud Maarja kooli niinimetatud alla 9 õpikohaks. Raikküla ise on Raplast, ma ei oska ütelda kaugel ta on, 10 kilomeetrit, umbes niimoodi. Aga ühendus sinna ei ole ka väga hea. Hoone on, ta ei ole selles mõttes amortiseerinud, et ta kaela kukuks, aga ta on ka jäänud ajale. Ma tean, ma olen küll. Ja me oleme teinud ka tegelikult ettepaneku, et võiks tuua selle Raplasse, teha funktsionaalse, mis on ka õpilaste arvu järgi optimaalne. Ja tegelikult, mis on veel olulisem, ka vaatama sellele erivajadustega laste õppimise puhul, et täna riik, ta tunnetab, et tal raha justkui ei ole, siis ma ei võta ka kedagi vastu. Ja sealt sa näed tagant ära sellist ootust, et kannatame veel 5 aastat, siis me saame kinni panna, siis me saame ütelda, et pole nagu enam õpilasi nii vähe, kool on nii suur, amortiseerunud, võime ta kinni panna. Saame kaelast mure ära, aga ega mure pole kadunud. Mure kukub omavalitsustele ju, kellel on öeldud, teie lapsed, vaadake ise, kuidas hakkama saate. Ja nüüd on me näinud ka tegelikult siin oli juttu ka see Saksa haridusmudelist. Tegelikult Raplamaal on Kaiserslautern Liidumaa partner sõprusmaakond. Ja seal on küll 8 korda rohkem elanikke, 250-260 000. Ma olen ise käinud seal, sellest ma tean nagu rääkida. On kool, kus ei ole mitte ainult ühele väga kitsale erivajadusega laste rühmale, vaid ta tegelikult võtab kogu spektri, alates lihtsustatud õppekavast, kuni selleni, kellel on tõesti sügava puudega, et ta saaks pildikoldes ise vetsus käia. Ja kõik kaetakse ära ja sinna on nii suur soov, et tegelikult kaasavas haridusse pigem lähevad need, kes sinna ei mahu. Seal on ka tõesti niimoodi, et see kool ei ole kummist, et kõigepealt saab kool täis ja siis peavad, ütleme nüüd tõesti, kus on võimalik siis ka üldhariduskoolid nagu võtma vastu, et see ei ole ka nagu välistatud seal. Aga me ei ole suutnud riigis tegelikult seda teha. Kuidas sa kommenteerid seda? Minu meelest tegelikult me peaksime astuma ja sealt on see sama mudel või see jutt, kus et sellisega me võiksime võita ühiskonnana lõpuks võib-olla kõige rohkem veel. Kuidas kommenteerida? See on nagu 2 eraldi asja. Üks puudutab seda kaasava hariduse reformi, mis ütleme, suures osas on kantud niisugusest ideoloogilisest hoiakust, et meil ei ole neid erivajadusi vaja silma alt ära suruda, ühiskonnast välja suruda, vaid neid on vaja ühiskonda kaasata. Mis on inimlikus mõttes tegelikult õige ja ma kujutan ette mingis Euroopa väärtusruumis ka nagu igati asjakohane. Aga nüüd see kuidasmoodi see reform nagu läbi viidi, ta jäi tohutult formalistlikuks. Ta jäi formalistlikuks ja seda ajas taga tegelikult, ütleme, natuke liiga palju kastide joonistamine. Et seal nagu jäi liiga vähe ruumi, jäi siis konkreetseteks otsusteks ja neid konkreetseid otsuseid nagu paljudel juhtudel ka siin
hariduses on rohkem juhtunud, et need otsused nagu kõik sündisid seal ministeeriumi seinte vahel, kus praktilist kogemust ametnike tasemel päris elust arusaamist jääb puudu. Sa ei ole käinud, sa ei ole näinud, sa nagu kuidagi tegeled nende numbrite ja ridadega ja sa nagu ei taju, mis see praktikas endaga kaasa toob. Ja osa sellest on, ütleme siis lihtsalt haridusministeeriumi koosseisu haldussuutlikkuse küsimus. Aga tõsisem mõtlemise koht tegelikult on see, et ma olen nii aru saanud, ma ei ole selle valdkonna inimene, aga ma olen niimoodi aru saanud lihtsalt lugemise taustalt, et üldiselt kõlab nüüd küll nagu halvasti võib-olla, aga see, et iga vald peab oma vallavaesed või oma probleemid ise üleval, et see printsiip ehk siis see subsidiaarsus või see, et ta on nagu kogukonnale lähemal, nende otsuste tegemine, eks ole, et see on nagu mõistlik. Et see tegelikult oleks kohalike omavalitsuste või kohalike omavalitsuse liitudega või maakondlikul tasemel, et oleks ta integreeritud, et ta oleks nii-öelda subsidiaarsusega, et inimestel oleks reaalse eluga kokkupuude. Kuni sinnamaani välja, et need koolid on ju tegelikult nii suured, tavaliselt, et kui seal on, ütleme, see tihe side kogukonnaga, siis põhimõtteliselt teatakse kõiki neid lapsi kui nende laste vanemaid. Nende otsuste tegijate hulgas. Aga Tallinnas on see ilmvõimatu, eks ole. Need on kõik mingid statistilised üksused kaugel kuskil ja siis need otsused tulevad niisugused, ebaelulised või arrogantsed natuke. Nii et selles mõttes ma arvan, et see idee, eks ole, et see, kui seda hariduse vastutust jaotatakse, et ka need haridusliku erivajadusega lapsed, eks ole, oleksid nii-öelda põhimõtteliselt kohaliku omavalitsuse vastutusega, aga selleks, et ja siis ka nende jaotus, eks ole, küsimus jääks ju sinna samma selle ühe süsteemi sisse. Aga et tõenäoliselt see peab olema riiklikult toetatud, et seda ei saa nagu tulubaasi seda ei saa tekitada, see nagu ei tööta. Seal tekib see, et sealt ongi riik täna, võib-olla see on objektiivne, aga siis võiks vähemalt kommunikeerida ajaliselt, et täna me ei saa, täna meil on muud prioriteedid, aga homme või ülehomme me võtame selle teema käsile. Seda ka ei ole. Ja ta on jäänud õhku. Ta ongi jäänud, et minu meelest see on kõige halvem, ja see on muidugi ka omavalitsuse usaldust tohutult sööb riigi suhtes. Et see probleem on õhus ja kõik saame aru, et me lapsed on, aga keegi ei näinud terviklahendust. Nii, aga veel küsimusi. Suurepärane võimalus küsida. Nii ole hea. Ma esitan oma kahtlused kõigepealt. Mulle tundub, et meie kõrgharidussüsteem versus vajadused on samasugune koloss nagu Rail Baltica meie maastikul siin Eestimaal. Et ülikoolid on huvitatud sellest, et meil oleks võimalikult palju üliõpilasi, nagu te alguses tõite välja, kuidas üliõpilaste arv on kasvanud ülikoolides. Ja need üliõpilased ei saa oma erialast tööd. Ülikoolid õpetavad seda, mida nad on võimelised õpetama ja oskavad õpetada, aga need ei vasta vajadustele vist. Mida nad tahavad õpetada, jah. Ma olen laias laastus, ma olen nõus, jah. Muidugi, ütleme niimoodi, et aga ütleme niimoodi, ega ma tean seda maastiku ülikooli poolt vaadates päris hästi. Ma tean, aga mida ma lihtsalt nagu võrdluseks, eks ole, et teate, missugused asutused on Eesti suurimad tööandjad? Kõige suurem tööandja Eesti Vabariigis on Tartu Ülikool. Koos võlaõiguslike lepingutega üle 5000. Töölepinguga on kuskil 3,5 juures, 3700 juures, koos võlaõiguslike lepingutega üle 5000. Mis on järgmine? Tartu Ülikooli Kliinikum. Siis on PERH. Siis on Tehnikaülikool, siis on Maxima, siis on Rimi ja tööstusettevõtted tulevad siis sealt takkajärgi. Üle 1000 töötajaga tööstusettevõtteid on Eestis ainult kuskil 8 või 9. Ja see
miks ma seda räägin, see on pikk nagu majandusjutt, aga mis on siin oluline, tegelikult ülikoolid on institutsioonidena ja nagu ütleme ka poliitilise võimekuse poolest väga tugevas positsioonis. No, või ütleme siis ülikooli rektorid või ülikooli professorid või koos. Nad on oma huvide eest võimelised nii hästi seisma. Nad ju tunnevad kõiki parlamendis ja igas majas ja suudavad oma huvide eest seista. Ja seda tegelikult, iseenesest seda ei saa ju pahaks panna. Võib ju neid kritiseerida ja õigustatud, aga seda peab tasakaalustama tugev ministeerium, poliitiliselt tugev ministeerium, kes ütleb, et ei saa nii. Meil ei ole nii palju vaja. No, ja ütleme niimoodi, et ma natuke siis nüüd tänase seisuga nagu aitan seda ministeeriumit, seda aeg-ajalt kirjutan siin sellest. Ja ütleme, tööandjad on ka Eestis on nõrgad, tööandjad teevad nõrka häält. Täna ikkagi tööandjate keskliit on poliitiliselt, tööandjate keskliit on nõrgem kui ülikoolid. No, kui lähete Saksamaale, lähete Soomes tööandjate keskliit ja Helsingi ülikool. No tööandjate keskliit on suurusjärk poliitiliselt tugevam institutsioon. Kui nemad ütlevad, et meil on seda vaja, siis öeldakse, et okei, teil on seda vaja, kutsume ülikoolid ja arutame, kuidas teha. Me ei saa teha, andke rohkem raha. No meil on kuidas? Meil on teisipidi, meil tulevad ülikoolid, lähevad valitsusjuurde, meil on rohkem raha vaja. Tööstus ütleb midagi, neil on rohkem raha, andke ainult siis, eks ole, kui nad meie jaoks midagi teevad, aga initsiatiiv on teise koha peal. Ja see on nagu põhimõtteline erinevus, ütleme, ma ei räägi üldse suurest riigist või Saksamaast, Saksamaal ei saa, rektor ei pääse ministri jutulegi üldjuhul, ta käib osakonna juhataja juures. Suur riik, eks ole, sealt on nagu aru saadud. Aga et ma olen nõus teiega, muidugi on. Ja praegu ma tean, et minister ja ütleme ka teised erakonnad, et nad on aru saanud sellest, et meil tuleb seda pööret teha ja pöörata seda nagu ütleme elu poole. Täna, siin eile või millal jälle oli, eks ole, arstide vastuvõttu tuleks suurendada. Arstide vastuvõttu suurendama ainult siis, kui rahastamist suurendatakse. Mina ministrina ei annaks Tartu Ülikoolile raha juurde. Andke andeks, mina ei annaks. Mina ütleksin, et sõbrad, kui teie sotsiaalteaduskonna lõpetajate keskmine palk on Eesti keskmisega võrdne. Järelikult tööturul nende järgi nõudlust ei ole. Võtake sealt koomale ja tehke arste rohkem. No, et see on nagu niisugune, see on õige osundus, aga see on tegelikult ministeeriumi nõrkus, ministeeriumi küsimuses. Sest ülikoolid lihtsalt ajavad oma huve ja Nii, on veel. Aga kui ei ole, siis teeme aplausi ja Õpituba ja Kohila vald tänab härra Jaak Aaviksoo väga põneva ettekande eest. Ja möödunud aastal me ju tähistasime seda, et esimesest eestikeelsest trükisest möödus 500 aastat ja ma arvan, raamat ja haridus on väga käsikäes käivad mõisted, aga ka siin on killuke ajalugu, killuke haridust, Hageri kihelkonnast ja head lugemist. aitäh! Aga aitäh ka minu poolt, aitäh kuulamast ja ilusat kevadet!